Selles videos räägime, kuidas lahendada logaritmvõrrandit kasutades logaritmimist. Ehk siis ütleme, et näiteks meil on selline võrrand. Nüüd logaritmimine tähendab see, et ma põhimõtteliselt panen mõlemale siia logaritmi. Ja ma kasutan mõlema puhul siis 10 logaritmi, et tuletame meelde, et kui ma ei kirjuta siia alust A, siis see harilikult tähendab seda, et meil on alus A on 10, ehk siis seda nimetatakse 10 logaritmiks ja kokkuleppeliselt seda ei kirjutata. Nii, nüüd jõudes siia punkti ma saan kasutada erinevaid logaritmi omadusi selleks, et leida lahendust ja alustame võib-olla lihtsamast poolest, ehk siis sellest siin, ehk siis mis meil tegelikult siin on logaritm alusel 10 ja logaritmitav on 10 000. Nüüd ma saan põhimõtteliselt kasutada lihtsalt tavalist logaritmi leidmise lahendust, ehk siis tavaliselt meil on niimoodi. Mis see meie jaoks tähendab, on see, et A astmest C võrdub B. Ehk siis siin meil on samamoodi, meil on 10, see on mingis astmes ja see annab meile 10 000. Mis astmes peab 10 olema, et saada 10 000, noh siin on 4 nulli, järelikult peab olema 4. astmes, ehk siis C võrdub 4. Ehk siis me saame selle terve asja asemele siin kirjutada 4 lihtsalt niisama. Või noh, mitte lihtsalt niisama, vaid me arvutasime selle välja. Nüüd see pool on võib-olla natuke keerulisem. Ehk siis nüüd tuletame meelde logaritmi omadust. Meil on näiteks selline logaritmi omadus, ehk siis kui meil on siin mingisugune astendaja, siis selle astendaja me saame tuua ette. Ehk siis see on sama. Nüüd, mis see meie jaoks siin tähendab, on, et meil see tuleb siia ette ja siis on korrutamine, ehk siis meil on logaritm, 10 logaritm ja siin on x, logaritmitav on x, korrutada siis see osa siin ja siis teisel pool me just arvutasime välja, meil on 4. Nüüd, mis see tähendab, meil on siin põhimõtteliselt 10 logaritm x-ist ja 10 logaritm x-ist. See on sama, mis 10 logaritmi ruut x-ist võrdub 4. Ja nüüd see on põhimõtteliselt lihtsalt ruutvõrrandi lahendamine või noh, sa võid mõelda sellest ka niimoodi. Ehk siis mis me saame on see, et logaritm x-ist võrdub pluss miinus 2, sest noh, kui sul on 2 ruudus, siis sa saad selle võtta ka ruutu. Põhimõtteliselt, mis ma tegin, on ruutjuuren nagu võtan ruutjuure mõlemast poolest. Ja nüüd me saame lahendada seda nagu tavalist logaritmi. Logaritmvõrrandi puhul küll on oluline see, et kui me oleme saanud mingisugused vastused kätte, me peame alati tegema kontrolli. Ehk siis noh, leiame selle esimese vastuse, ehk siis logaritm 10 logaritm alusel x, kui tegemist siin on 2-ga. Ehk siis 10 astmes 2 on x. See tähendab, et meil on x on 100. Ja samamoodi me saame siis leida, kui tegemist on miinus 2-ga, ehk siis 10 astmes miinus 2 on x. Ehk siis kui me siit arvutame, 10 astmes miinus midagi, see on selle pöördarv. Ja kui ta on astmes 2, siis järelikult ta on 100. Ehk siis 1 jagatud 100-ga võrdub meil x. Ja nüüd selleks, et kontrolli teha, ma ei hakka praegu kontrolli tegema, sest ma olen eelnevates videotes alati teinud kontrolli, on see, et ma lihtsalt asendan siia asemele, x-ide asemele need arvud, mis me saime. Ja siis vaatan mitut asja. Esiteks, et kas vasak pool võrdub parema poolega. Ehk siis parem pool meil on siin 10 000, vasak pool meil on see asi siin. Teine asi on see, et oluline on meie jaoks, et meil ei saa olla alus, peab olema suurem 0-st ja ta ei tohi olla 1 ja b peab olema, ehk siis b on logaritmitav, peab olema samuti suurem 0-st. Ehk siis kui kõik need kriteeriumid nendele vastab, siis sellisel juhul need lahendid ka sobivad.
kanali Patreoni toetajad saavad arvamust avaldada selles osas, mis videoid peaks järgmisena tegema ning samuti saavad näha kõiki minu videoid sellest hetkest, kui nad valmis saavad ning ei pea ootama, et need YouTube'i üles laetakse.